Shalom, shalom kõigile, kes te olete siin täna kokku tulnud. Mul on väga hea meel teid kõiki siin näha. Sellel imelisel šabati päeval, mille Jahve on seadnud, et me oleksime selles, mis on tema oma. Ta on seadnud selle, et me siseneksime nagu pruut siseneb peigmehe kambrisse. Et me tuleksime selles mööda jooksvas ajas justkui ühte eraldatud ruumi sisse, ühte aknasse. See on see, mida tähendab sõna püha tegelikult. Kadosh heebrea keeles tähendabki püha. Ja see püha tegelikult ei ole mitte niivõrd püha, kuivõrd see tähendabki olla eraldatud. Ja kõik tema pühad on tema jaoks eraldatud. Ja kui me peame tema pühi, siis me peame eraldama ennast sellest maailmast ja siseneme sellesse, mis on tema oma. Ja šabat on üks nendest esimestest. Kadosh, mille tema pühitses ja eraldas iseenda jaoks. Ja kui meie nendes käime ja neid peame, siis ka meie oleme pühitsetud. See ei tähenda seda, et tegelikult kogu aeg ei oleks ta meiega. Kui me oleme oma elud andnud Jahvele, Jeshua vereohvri läbi, oleme sisenenud sellesse lepingusse, siis pühavaimu kaudu tegelikult oleme kogu aeg eraldatud temale. Aga peale nende tavaliste eraldatud päevade ja aegade on ikkagi veel midagi, mis on veel püha. Ja need on tema seadnud. Nii et tere tulemast kõik te eraldatud, kes olete tulnud siia šabatisse. Selleks, et olla selles, mis on tema oma. Ja mis on tema oma? See on tema sõna. Sest oma sõna kaudu tahab ta õpetada, juhatada ja suunata meid, kuidas kõndida, kuidas teda teenida, kuidas elada selles lähedases suhtes temaga, kuningaga, kõige väelise kuningaga. Halleluja. Ja me olemegi oma Toora lugemistega, Toora portsjonitega jõudnud 2. Moosese raamatusse ja peatükkidest 25-30 me tahamegi täna alustada rääkimist, sellepärast et seda ei ole võimalik katta 5 minutiga, tunni ajaga, isegi mitte 2 tunniga, sest et juttu tuleb tema pühamust, Mishkan, kohtumistelk, koguduse telk. Ja see koosneb elementidest, see koosneb mööblist, see koosneb materjalidest, see koosneb värvidest. Ja igal sellel sammul koguduse telgis, kohtumistelgis on oma teatud prohvetlik tähendus, nii nagu tervel sellel telgil. Ja me alustamegi oma teekonda sellesse saladusse, mis on varjul olnud, ma arvan, et peaaegu 2000 aastat, kuna templit enam ei ole. Ja kuna kahjuks on meile, kristlastele, usklikele õpetatud, et Vana Testament on kehtetu. See on hea võib-olla lihtsalt mingisuguste lugude lugemiseks, ajaloo mõttes teada saamiseks, mis juhtus, mis toimus. Aga et see ei räägi tegelikult meile otsesel kujul, vaid see räägib nende lugude, nende tähenduste, nende emotsioonide kaudu. Aga koguduse telk see räägib otseselt, iga detail,
prohveteerib ja räägib meile, kuulutab ette Jeshuat. Nii tema esimest tulemist kui ka tema teist tulemist. Ja kui nüüd Iisraeli rahvas oli Egiptuses orjapõlves, siis tõsteti ülesse Mooses. Moshe on tema heebreakeelne nimi. Ja Moshe rääkis Vaaraole kogu aeg, et ta laseks Iisraeli lastel minna. Aga milleks minna ja kuhu minna? Selleks, et Jahveed, Iisraeli Kadosh Elohimi teenida kõrbes, et olla talle eraldatud kõigist teistest rahvastest ja eraldatud ja väljas teiste rahvaste ebajumalatest, kaasa arvatud Egiptuse ebajumalatest. Ja see oli selleks, et säilitada elu. Iisrael oli paljunenud. Oli täitunud osaliselt see, mida Jahve Abrahamile tõotas. Et sinu sugu saab olema nõnda nagu liiva mere ääres, nagu tähti taevas, nagu maapõrmu. Aga see rahvas pidi nüüd minema ja tundma õppima oma Elohimi, eraldatu sees, segunematu sees. Ja see oligi see, milleks koguduse telk, kohtumistelk, ilmutuse telk oli ette nähtud. Ta pidi andma tunnistust millestki või kellestki. Ta pidi esindama või väljendama kedagi. Me vaatame veel heebreakeelseid sõnu selle sama telgi kohta, mis annavad veelgi parema arusaama, mida see esindas. Johannese 4. peatükk, Jeshua. Jeshua kohtub Samaaria naisega. Ja 4. peatükk 23-24 salmid. Ta ütleb, kui tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Elohim on vaim. Heebrea keeles ruach, hingus. See on taas midagi palju rohkemat kui lihtsalt vaim. Elohim on ruach ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama. Teiste sõnadega ütleb Jeshua salmis 24, et teda tuleb ülistada sõnas ja tões. Aga mis asi on sõna ja mis on tõde? Tegelikult tõde ongi tema sõna. Sellest räägib Johannese 17. peatükk, 17. salm. Ja on teatud viisid, kuidas tema tahab, et me teda ülistaksime. Mitmeid ebajumalaid teeniti juba tol ajal. Ka neid ülistati. Ka nende teenimine oli teatud mudeli järgi paika pandud. Ka ebajumalatel olid templid. Kas siis telgi kujul? Enamasti olid need linnades. Või oli selleks hoopis mingisugune puu, mingisugune taim, puust, puuslik, hõbedast, kullast, puuslik. Ja sellepärast kutsuski Jahve oma rahva Egiptusest ära. Ta tõi ta välja orjapõlvest selleks, et rahvas ei seguneks teiste rahvaste kommetega. Ja selleks, et teada, selleks, et näidata, õpetada oma rahvale, kuidas tuleb oma kuningat
oma Elohimi teenida. Selleks viiski ta sinna. Selleks paluski ta ja käskis, mitte ei palunud. Sellepärast, et seal ei ole juttu. Palun, kas te kuidagi võiksite, kas te kuidagi saaksite? Ei, Jahve käsib. Ja see eraldabki püha Jahve eraldatuid, et nad ülistavad teda vastavalt tema seatud korrale. Aga kuidas me teame, mis on see kord? See ei ole nii, et muidugi, kui me südamest, kogu südamest, siiralt teenime seda nii, nagu me oskame ja arvame, siis on see loomulikult hea ja armas. Aga me ei tohi unustada, et tegemist on kuningaga. Jeshua tuleb tagasi kui kuningas. Tegemist on ülempreestriga. Ja sellepärast, kuna tegemist on lepinguga, siis on ka teatud sätted. Teatud asjad on paika pandud. On olemas teatud etiket. Igal pool kuningatele ei võidud läheneda lihtsalt suvaliselt riides, suvalise hoiakuga, suvaliste kõnedega. Ja sellepärast ta seadiski oma ilmutustelgi, oma kohtumistelgi, oma templi. Täpselt, detailselt andis ta juhendid, kuidas see peab välja nägema. See ongi Taaveti telk. Ja seal on täpselt kõik kirjas. Sest kõigepealt tuli tema meie juurde, mitte meie tema juurde, ütleb Apostlite tegude 17. peatüki 16. salm. Ja läheme siis teise Moosese raamatu 25. peatüki. 25.8. Ja nad tehku mulle pühamu, Mishkan, siis ma asun elama nende keskel. Ja siin meil ongi see kohtumistelk. Need lilled peaks siit ära võtma, kahjuks. Ja siin on nüüd heebrea keeles on sellel mitu nimetust. Seda on nimetatud Mishkan. Mishkan on eluase, aga ka tagatist pakkuma, üles ehitama, tõstma. Samuti on heebrea keeles sõnale telk ohel. Üle rippuv, üle ulatuv. Ehk siis Mishkan ehitab üles selle, mis on alla rippuv ja maha langenud. Apostlite 15. peatükk. See tuntud peatükk, kus on juttu Jeruusalemma kirikukogust, esimesest Jeruusalemma kirikukogust, kus teemaks oli, kuidas saavad paganad päästetud, kuidas saaksid paganad siseneda sünagoogi, pühamusse. Ja see räägib seal Taaveti lagunenud telgi taastamisest, ülesehitamisest. Ja see on seesama. Ka Apostlite tegude 15. peatükis. Ta tegelikult pöörab oma pilgu tagasi. Algkoguduse juurde. Veel enne algkogudust. Ta pöörab oma pilgu sinna, kus oli kuningas Taaveti.
telk, mitte veel tempel, sellepärast et templi ehitas alles tema poeg Salomon. Ja ma tahaksin korra näidata ka neid sõnu heebrea keeles. Nimelt, mis siis on? Mis siis on need sõnad, millest ma rääkisin? Mishkan. Ja korraks ma siis näitan siin ka. Ja siin on nimelt kõige all ongi Mishkan. Eluase, tagatist pakkuma, üles ehitama ja üles ja tõstma. Püham. Ja kui me nüüd siis vaatame seda pilti siin, siis oli sellel teatud struktuur. Kui tulla väljast poolt, siis oli välisõu, siseõu, pühapaik, pühamast pühampaik. Ja 7 põhilist mööblieset, vaskaltar ohvrite jaoks, vasest pesemisnõu, menora, vaateleibade laud, suitsutusaltar, lepingulaegas ja armutroon. Tegelikult see lepingulaegas iseenesest ongi seesama, mis on armutroon. Aga me vaatame seda veel edasi. Ja nagu me ütlesime, et see sõna Mishkan tähendab siis kohtuma. Aga selle sama sõna juur esineb ka 1. Moosese 3. peatükis 24. salmis, mis ütleb, ja ta ajas Aadama välja Eedeni aiast ja asetas Eedeni rohuaeda keerupid ja tuleleegina sähviva mõõga, et nad valvaksid elupuu teed. Ja nüüd seesama sõna siin, ta asetas, on sama juur, mis on Mishkan. Nii et seesama sõna esines juba Eedeni aias, Eedeni aiast väljaspool. Ehk siis Jahvee inglid, nad elutsesid nagu Jahvee eluase. Mishkan. Nad elutsesid Eedeni aia ees ja keerupid valvasid teed elupuu juurde. Täpselt samamoodi nagu lepingulaeka peal, lepituskaanel, ilmutas ennast Jahvee 2 keerubi vahel. Ja huvitaval kombel sõna juur, seesama sõna juur ja shen või shahen, vabadust. Shahen tähendab ka naaber ehk siis ligimine eesti keeles. Ja mida õpetab meile piibel? Armasta oma naabrit, oma ligimest nagu iseennast. Kas ainult seda naabrit, kes on paremal pool magamistoo seina või kes on sinu peal või kes elab korrus allpool. Shahen tähendab ligimest ka selle laiemas mõttes. Kõik me oleme teatud mõttes naabrid. Ja siin on nüüd siin on meil nüüd slaid akaatsia puuga. 2. Moosese 25, 10 ja 11.
annab Jahve Mošeele järgmised juhised. Laegas tehtagu akaatsiapuust 2,5 küünalt pikk, 1,5 küünalt lai ja 1,5 küünalt kõrge. Kata see puhta kullaga, kata see seest ja väljastpoolt ja tee sellele kuldpärg ümber. Siin on nüüd sõna laegas. See on heebrea keeles Aron. See ei ole seesama kui preester, ülempreester Aaron, aga see on sõna Aron. Ja Aron on tähendab ka kandja või kogunemine. See on naissussõna. Ja siit tuleb taas üks imeline seos. Jahve sõna kandja on alati naissoost. Mirjam, mitte Maarja Magdalena, vaid ta heebreakeelne nimi oli Mirjam, kes sai rasedaks pühast vaimust ja tõi esile Jeshua. Ta tõi esile sellest laekast sõna. Ja see akaatsia puust laegas, see samamoodi, see oli nagu üsk, mis kandis enda sees, mis varjas, nii nagu ka naise üsk. Alguses ta varjab, ta toidab, ta kaitseb. Ja siis mingi hetk tuleb see sealt esile. Ja see laegas oli kaetud puhta kullaga, seest ja väljastpoolt. Ja selle ümber oli kuldpärg. Ja pange tähele nüüd, mis on huvitav, et kõigepealt annab Jahve Mošeele käsu valmistada lepingulaegas. Ma juhin tähelepanu taas sellele sõnale lepingulaegas. Meile eesti keelde on ta tõlgitud kui seaduselaegas. Aga see on lepingulaegas. Tegemist on brit. Brit on leping. Nii nagu ei ole mitte vana testament, vaid on vana leping. Ei ole uus testament, vaid on uus ehk uuendatud leping. Brit Hadasha. See on uuendatud. Ei saa teha midagi uut, kui on olemas juba eelmine. Sellepärast Brit Hadasha, uus leping on uuendatud. Sellepärast, et esimene, vana oli olemas. Ja sellepärast on ta ka lepingulaegas. Seadus on meie mõttelaadi kohaselt midagi kuiva. Midagi nagu kirjatäht, mis suretab. Midagi, mida peab järgima. Midagi, mis on väga karm. Mis on aastpeeni. Aga see leping, mille Jahve tegi oma rahvaga. Alates juba Eedeni aiast. Tegelikult ei ole mitte ainult see leping, mis anti Mošee kaudu Siinai mäe all, vaid esimene leping sai alguse juba Eedeni aiast. See on lihtsalt leping, mis on samm-sammult täienenud. See on nagu kiht üle kihi. See on nii nagu sellised lapsed vahest mängivad, on sellised nagu läbipaistvad siuksed kui kiled, millel on siis peal joonistatud erinevad detailid. Ühe kile peal on näiteks pea, teise kile peal on jalad, kolmanda peal on käed, neljanda peal on päike ja nii edasi. Ja kui sa need kiled üksteise peale paned, siis iga järgnev kile lisab sellele pildile midagi juurde. Samamoodi on ka need lepingud tulnud. Iga uus leping lisab eelmisele midagi juurde ja see pilt muutub täielikumaks. Ja huvitav on see, et kohtumistelgi, sellesama Mishkani,
ehitamine algab seestpoolt väljaspoole. Ta ehitati seestpoolt väljaspoole, mitte vastupidi. Ja sellepärast esimene, millest Jahve räägib, ongi lepingulaegas. Lepingulaegas oli koguduse kohtumistelgi kõige püham ja kõige sügavamal asetsev detail. See on see paik, kuhu tema tahab asuda elama. Jeshua võttis kokku selle kõik ühe lausega. Puhastage karikas seestpoolt. Puhastage oma koda seestpoolt. Sest muidu on see täis kõike rüvedust ja surnuid luid. Jahve eesmärk selle koguduse telgi ehitamiseks oli ainult üks. Et tema eluase lepingulaegas võiks olla seal sees. Sellepärast algaski kõik seestpoolt. Ka meie jaoks, ka meie elu, meie käimine, meie pühitsemine, meie eraldamine algab seestpoolt, siit seest. Akaatsia-puu on väga kõva ja tavaliselt kõverdunud puu. Aga kui sellest midagi uut valmistada, siis tuleb asi väga vastupidav. See on sümboliseerimaks Iisraeli või ka üldse pattu langenud inimest, kes on kangekaelne ja kõver. Aga kui ta siis alandub Jahve ette ja laseb ennast vormida, taastada, vastavalt Elohimi näo ja kuju järele, siis saab sellest ustav tööriist Jahve käes. Miks on see oluline? Sellepärast, et see ei ole juhuslik. Et see laegas valmistati akaatsia-puust. See ei ole juhuslik. Akaatsia-puul on ka teravad okkad. Toorarulje näiteks märgiti akaatsia-puu okastega, et kirjaridu õigeks saada. Ja väga tõenäoliselt pandi akaatsia-puust tehtud kroon ka Jeshua pea peale. Samuti kasutati seda puud korvide tegemiseks. Valmistamiseks, millega näiteks kandi leiba. Ja need on kõik Jeshua sümbolid. Kõrbes oli akaatsia-puu üks kõige levinumaid. Ja ka tänasel päeval, mitte ainult iidses Iisraelis, vaid ka täna, kui sa lähed Negevi kõrbe, Judea kõrbe, mis moodustab üle 50% tänapäeva Iisraeli territooriumist, siis sa kohtad neid samu puid, neid samu vintskeid, vastupidavaid, mis ei mädane. Nad ei korrumpeeru. See annab ka tunnistust millestki, mis ei korrumpeeru. Samamoodi näiteks kuningas David, Taaveti poeg Absalom, suri selle kaudu, et ta jäi kinni akaatsia-puu okaste külge. Samamoodi omab see puu väga sügavale minevaid juuri. Vastasel juhul ei ole võimalik kõrbes püsima jääda. Nii nagu ka õlipuu, mis on Iisraeli sümbol. Praktiliselt ei mädane, praktiliselt ei hävine. Tema juured on väga sügaval. Samamoodi ka akaatsia-puu juured. See on sümbol rikkumatusest, mädanematusest, korrumpeerumatusest. Ja seda puu nime ongi tõlgitud kui riknematu, ehk siis see on äraostmatu. See on sümbol äraostmatusest.
ja niimoodi nägi see laegas välja. Siin on küll tegemist tuntud nii-öelda pildiga Indiana Jonesi filmist, aga üldiselt on see küllaltki täpne koopia sellest laekast, mis asetses Mošee telgis. Ja siin me näeme, et ta on üleni kullatatud. Siin peal on see lepituskaan, mis on tegelikult üks tükk. See on Jumala auhiilgus, seal asus tema auhiilgus. See on tema armutroon, millel ta istus. Elohim istub taevas. Ja maapealseks nii-öelda istekohaks oli ta valinud sellesama lepituskaane. See oli kohtumispaik Mošee ja Jahvee vahel, ülempreestri ja Jahvee vahel. Nende kahe keerubi tiibade vahel, mis esindavad neid samu keerubeid, kes olid Eedeniaiast väljaspool, nagu me vaatasime seda sama sõna. Need samad keerubid, kes on siin, olid Eedeniaiast väljaspool, kes valvasid teed elupuu juurde. Siin valvavad need kaks keerubit teed elu juurde. Selle pühamast pühama, eraldatumast eraldatuma juurde. Ja see oli see paik, kus Jahvee jagas oma sulasega kõike seda, mis tema südame peal oli. Kus ta andis juhiseid, kuidas juhtida rahvast, kuidas käia, kuidas minna tõotatud maale. Ja laegas oli valmistatud puhtast kullast nii seest kui väljastpoolt. Telgis oligi kasutusel 3 metalli. Kuld, hõbe ja vask. Vask, see on tuli. See on kohtumõistmise sümbol. Vask on metall, mis kannatas tuld. Põletusohvri altar oli vasest. Ilmutuse raamat räägib Johannani ilmutusest, kui ta nägi inimese poega, kelle jalad oli nagu hõõguv vasemaak. Vask, kohtumõistmise sümbol, tule, sellepärast et kohtumõistmine tuleb läbi tule. Kuld on jumalikkuse sümbol. Ja hõbe, see on lunastuse sümbol. Jeshua anti ära 30 hõbetüki eest. Joosef müüdi samamoodi vangi. Ma ei mäleta täpselt, oli see 20 või 30 hõbetüki eest. Ja teine Moosese 25, peatükk 22 salm ütlebki: ja seal ma siis ilmutan ennast sulle ja kõnelen sinuga lepituskaanel, armutroonil, mõlemate keerupite vahel, mis on lepingulaeka peal kõigest, mida ma sind käsin Iisraeli lastele ütelda. Halleluuja. Ja esimene Peetruse . Esimene Peetruse 4, 17, 18. Siin on nüüd veel üks slaid ja üks sõna veel, mida ma samuti tahaksin rõhutada.
ja nimelt see auhiilgus on heebrea keeles sõna kavod. Ja kavod on taas üks väga sügav sõna ja prohvetlik sõna. See tähendab, selle juur tähendab raskust, kaalukust, väärikust. Aga samamoodi tähendab see ka auhiilgust või au. See tähendab ka kaitsma ja eraldama. Ja see tema kavood, auhiilgus oli seal lepingulaeka kaane peal. Seal ta ilmutas ennast. Ja esimese Peetruse 4. peatükk 17-18 ütleb, sest aeg on kohtul alata Elohimi kojast. Kui see aga algab kõigepealt meist, missugune ots ootab neid, kes ei ole sõnakuulelikud Elohimi headele sõnumitele. Ja kui õige vaevalt pääseb, kuhu siis saab Elohimile sõnakuulmatu ja patune? Jahve põletab ära puu, õled. Jahve põletab ära kõik selle, mis põleb. Ja samamoodi ka meie sees. Kõik see, mis ei too au temale, põleb ära. Mil kombel me ise sellest tulest pääseme? See on tema otsustada. Aga see ongi see, kui meie peaksime oleme kutsutud olema tema templiks, siis see lepingulaegas peaks olema meie sees. Aga see lepingulaegas oli kõige pühama paiga sees. Kas me oleme piisavalt eraldatud temale, nagu me ütlesime, nagu me rääkisime, püha on eraldatud. Kas me oleme piisavalt temale eraldatud ja puhastatud ülejäänust maailmast, et see lepingulaegas võiks meie sees olla? Sest kui ta meie sees ei ole, siis me ei ole Jahve templid. Siis me oleme kellegi teise templid. Mõne muu jumala templid. Mina ise ilutegija, võib ka nii öelda. Ja vaatame siis, mis asus selles lepingulaekas. Selles lepingulaekas, selles pühamas paigas, kuhu vaid ülempreester tohtis siseneda. Ja see kuulus vaid ühele. See ongi ehad. Seal ei ole segunemist. Seal ei saa olla teisi teenistusi. Seal ei saa olla sinu oma teenistusi. Seal ei saa olla midagi segunenud teiste jumala teenistustega, ebajumalatega. Kui Jahve on ütelnud, et need on minu seatud paigad, need on minu seatud pühad, see on see paik, kus ma tahan, et te kokku tuleksite, et te kohtuksite minuga, siis selles paigas ei tohi olla mitte mingisugust muud praktikat. Kui ta on ütelnud, et need on minu seatud maatimmid, see on minu seatud šabat. Ärge tehke sel šabatil, mis teile meeldib, vaid tehke seda, mis mulle meeldib. Olge mulle eraldatud. Ära tee tööd šabatil raha teenimiseks. Ja šabat on ka ajaliselt paika pandud. See on reede päikeseloojangust kuni laupäeva päikeseloojanguni. Šabati teemal on ka täiesti eraldi õpetus. Te võite seda kuulata ja vaadata sealt samast YouTube'ist. Sisenedes minu lehele esialgu Eha Lõhmuse all ja
leides seal teema Shabbat. See on üks 1,5-tunnine umbes õpetus. Detailne. Mis asi on Shabbat? Seal on ka välja toodud kõik vääritimõistmised, mis on levinud ja juurutatud tänapäeva kristlaskonna hulgas, millest õpetatakse tänapäeva kogudustes. Nii nagu meie süda on see paik, ainus paik. See ei tohi olla jagatud, vaid peab olema ühele kuuluv. Te ei saa teenida mammonat. Te ei saa teenida mitut jumalat. Valige elu või surm. Valige. Ta ütleb valige. Ja siin nüüd ongi see, selles lepingulaekas. Selles, mis kuulub ühele. Seal on 2 lepingu lauda. 2 kivilauda. See ongi Toora. Nad on identsed. Miks neid on 2? Sellepärast, et leping sõlmitakse 2 osapoole vahel. Seal on Aaroni kepp. Tegelikult ei ole see mingi kepp. Ei ole mingi kepikene. Ei ole võlukepikene, mille otsas on täheke. Nii nagu me oleme harjunud haldjad muinasjuttudes, võtavad võlukepikese ja puudutavad. Tšing! Ja kannast saabki prints. Või siis maagiline suudlus. Aaroni sau. Aaroni võimu sau. Kepp oli alati võimu sümbol ja ta on endiselt võimu sümbol. Me räägime sellest mingi hetk ka hiljem. Lihtsalt kõrvale põikena siin öeldes, et Jeshua ei löödud risti. Ta ei surnud ristil, vaid sellel samal teibal, postil, saual, mis on võimu sümbol. See sama. Ja siis oli seal ka anum mannaga. Ja vaatame siis need 2 kivilauda Tooraga. Need 2 lepingulauda. Sellest räägib 2. Moosese 31:18. Ja kui te lõpetanud kõneluse Mošeega Siinai mäel, siis ta andis temale 2 lepingulauda. Kivilauda, mille peal oli Elohimi sõrmega kirjutatud. Elohim ise kirjutas oma sõrmega. Ma alguses unustasin mainida, et ma ei kasuta sõna Jumal väga palju. Põhiliselt Elohim, mis on heebreakeelne sõna Jumalast loojast mitmuses, mis iseenesest lahendabki selle 3 ainsuse müsteeriumi, kuna see sõna ise on mitmuses. Seda ei saa tõlkida kui jumalad, sellepärast et siis me tõlgiksime, et on mitmeid jumalaid. Mitte üheski teises keeles tegelikult ei ole võimalik ühe sõnaga nii täpselt ära defineerida, kes ta on. Et ta on echad, ta on üks. Viienda Moosese 6:4 ütleb Shma Israel, Jahve Eloheinu. Jahve echad. Echad. Ta on üks. Ta on Elohim. Ja kui kuhugi on kirjutatud Elohimi enda sõrmega, te kujutage ette meie piibel. Kui püha see on, taas, kui eraldatud see on.
see on tema oma, see on tema vaimust, ruahist inspireeritud. Iisraelis on olemas lehtmajapühade lõpus üks püha ja see on Simchat Torah. Rõõm toorast. Toora rõõm, kus kantakse toora rulle pea kohal. Kui midagi väga austusväärset, midagi väga kadosh, midagi väga kaalukat, midagi väga väärtuslikku, kallihinnalist. Ja kui meie piiblid, kuhu näiteks mina kirjutan sinna, mina märgin sinna, ma joonin alla. Sellepärast, et see on nagu suhe temaga. Minu piibel on täielik kapsas. Ma kohe võin teile näidata. Teie oma ka, jah? Jah. Ma usun, et paljudel, et see on täielik kapsas. Selles mõttes, et ma ei ole seda kasutanud pannialusena. Ma ei ole ka toidu tegemiseks kasutanud. Ma ei ole siit rebinud välja lehti selleks, et endale sigareti keerata, mida kahjuks juhtub. Ma olen teeninud naiste vanglas Eestis üle 10 aasta. Ja mida tehakse pühakirja lehtedega, see on täiesti hämmastav. Kaasa arvatud selleks, et endale nii-öelda pläru keerata. See materjal on suhteliselt sobilik. Õhukene ja põleb hästi. Aga siin me räägime millestki, mille peale Jahve oma sõrmega, Jumal, Elohim oma sõrmega on kirjutanud. Kes on see või mis on Elohimi sõrm? Luuka 11.20. Aga kui mina Elohimi sõrmega ajan kurja vaime välja, siis on Jahve riik jõudnud teie juurde. Ta räägib siin pühast vaimust, Ruach HaKodeshist. Seda ütleb Jeshua. Ilmutuse 12.11. Nemad on ta ära võitnud talle vere läbi ning oma tunnistuse sõna läbi ega ole oma elu armastanud surmani. Tunnistuse sõna. Ilmutuse raamatus on taas sellest juttu. See on seesama tunnistuse sõna, seesama Toora. Need samad Jahve sõrmega üles kirjutatud. Aga mitte enam kivilaudadele, vaid elavatele südamelauakestele. Sellest räägib Jeremia 31 salm kuni 34 salm. See on see uuendatud leping, mis sõlmiti Iisraeli sooga ja Juuda sooga. Ja selle vahe seisnes ühes detailis. Asukoha muutus. Kivilaudadelt südamelauakestele. Ilmutuse 12.17. Ja lohe vihastas naise peale ja läks sõdima nendega, kes olid jäänud üle naise soost, kes hoiavad tallel Elohimi käske ning kellel on Jeshua tunnistus. Taas seesama tunnistus. Sõna. Toora. Jesaja 8.20 ütleb Toora ja tunnistuse juurde. Halleluja! Eesti keeles on õpetuse, aga siin on otseselt kasutatud sõna Toora, kuigi Toora tähendabki juhend, juhtnöörid, juhised, taevane konstitutsioon, valgus. Jesaja 8.20 Toora ja tunnistuse juurde. Kui nad ei räägi vastavalt sellele sõnale, siis tähendab, et ei ole valgust. Kui ei ole vastavalt sellele tervele
pühakirjale, alates 1. Moosese 1. salmist, lõpetades Ilmutuse raamatu viimase salmiga. kui ei räägita vastavalt sellele, siis ei ole valgust. Tähendabki seda, et siis on pimedus. Tema sõna on valgus ja kõik muu on pimedus. Sellepärast, kui me õpetame meie endi arusaamu asjadest, aga mitte seda, mida ütleb tegelikult tema sõna, kelleks ongi Yeshua, siis meil ei ole valgust, me oleme pimeduses. Kui me oleme pimeduses, siis me oleme ilma temata.